Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Seekordses saates analüüsime pisut presidendi vabariigi aastapäeva kõnet ning räägime Eesti rahva tervisest. Teemat aitab avada endine Riigikogu liige, arst ja teledoktor Viktor Vassiljev. Tervist! Tere! No kas mul jäi mõni oluline tiitel praegu mainimata ka? Tiitleid on mul ääretult palju, sellepärast et ma olen elu jooksul tegelenud väga paljude asjadega. Millegi pärast mind nimetatakse poliitikus. Ma ei ole poliitik, ma ei ole isegi mitte poliitika huviline. Elu mängis mulle kätte sellise võimaluse, et ma tegelesin natuke poliitikat, ronisin sinna, kus oli võimalik ronida, kus ma oskasin ronida, istusin seal 3 tähtaega ära Riigikogus ja tulin sealt ise ära. Mõtlesin, et ei kõik enam oma valimistele läheks ole ja tulin ära sealt, mulle piisas täiesti. Aga muidu tegelikult. Aga praegu see elu defineeriv tiitel võiks olla siis pensionär, vanaisa. Pensionär ja vanaisa, aga ma olen elu jooksul tegelenud väga tõsiste asjadega. Ma olen 22 aastat olnud Eesti sisearstide seltsi peasekretär. Ma olen esindanud Eestit paljude aastate vältel rahvusvahelistes organisatsioonides. Ma olen Tallinna linna sisekontrolli asutaja, ma olen esimene linna sisekontrollör. Ma olen tegelenud paljude tõsiste asjadega. Eesti tervishoiureformi kirjutamisel osalesin mina selles meeskonnas. Ma olen Tervisekassa nõukogu liige olnud, ma olen Tervisekassa auditikomitee esimees olnud 2 korda, 2000. Ka vanaisa tiitel on väga tõsine asi. Vanaisa tiitel on ilmselt kõige tõsisem, sest vaata kõik teised ametid, sa võid nad võtta, sa võid nad nurka visata, kui nad sulle ei meeldi, sa võid sinna nurka sülitada ja minema uksepauguga kinni löö, aga vanaisa ametit, sellest sa loobuda ei saa. Ega tahagi, ma loodan. Ei, absoluutselt ei taha, sellepärast, et vaata, et need lapsed, nad teinekord toovad sulle viiruse kätte, juhtub, aga nad õpetavad sulle väga palju. Ja mis on veel lastes head? See, mis omal ajal jäi oma lastele nagu õpetamata, rääkimata, nendega tegemata, vaat selle sa teed kõik tasa lastega, nagu minu noor, ilus ja tark naine teinekord ütleb, et kuule, et mina sain kõigega hakkama, kasvatasin tead lapsi ja kõik, sina ei teadnud sellest mitte midagi, sina olid kas tööl või porjus, eks ole. Aga nüüd ma teen seda kõik tasa oma lastega. Aga asume nüüd meie asja kallale. Räägime siis alustuseks presidendi vabariigi aastapäeva kõnest. Vabariigi aastapäeva pidustused on selles korraks peetud ja nagu ikka analüüsitakse nüüd tagantjärgi riigipea kõnet ja president ütles, et muutustes jäävad ellu vaid kohanemisvõimelised ja kohanemistarkusest saab elujõu näitaja. Kas kohanemine on paratamatusega leppimine ja mingil määral allaandmine või ongi see ellujäämisinstinkt siis? President on teadlane. Ja kohanemine, see on kogu bioloogilise elu alus. Ilma kohanemata ei ole bioloogilise elu järjepidevus absoluutselt võimalik. Nii et isegi bakter ta peab kohanema selleks, et ta saaks oma elutsüklikese läbi teha, tõmmata ennast plaksti pooleks, ehk palju need, eks ole, ja anda järglasi ja et tema liik jääks tuhandetes kestma. Ja täpselt sama peab tegema inimene, aga inimese sotsiaalne käitumine ja poliitika, see on inimese kui bioloogilise liigi tegutsemise üks osa, integreeritud osa. Nii et poliitika, ka see on tegelikult inimese bioloogilise rolli osa. Ja kuidas ta käitub ühiskonnas, kuidas käitub poliitikas, see kõik peaks tegelikult olema suunatud liigi kestvusele, ehk siis ellu jäämisele, jah. Kas eestlane on kohanemisvõimeline või oleme me siiski sellisest talupoja trotsist läbi imbunud? Või on seal kõigi pooleks, et on see balanss paigas? Balanss, kuna me oleme elus, siis ilmselt mingi balanss kehtib, eks ole. No talupoja loogika võib-olla on isegi kõige targem, kõige parem loogika, mida vähem mingisugust seal poliitika kõrgtaset talus, jah, seda parem, jah. Aga eestlane on ääretult kohanemisvõimeline, sellepärast, et kui vaadata nüüd eestlase valusat ajalugu läbi aastasadade ja isegi aastatuhandete, no siis Eesti ajaloo nii-öelda märkimisväärsed sündmused on ikka Jüriöö lahing, kus ikka saadi kõvasti peksa, igasugused muud seal üles tõusud mässud ja ikka peksa saamised
siis okupatsioonid, kus juures siit Eestist on läbi käinud absoluutselt kõik, kellel vähegi viitsimist oli, kõik ikka tulid okupeerima ja vaba Eestit ongi olnud ainult 1918 kuni 40, eks ole, ja nüüd praegune aeg, mida me siis tagudes rusikaga rindu siis hoopleme, et nüüd on Eesti vaba, nüüd on Eesti, mingi määral oli vaba isegi Vene impeeriumi koosseisus, sellepärast, et oli ju kohalik oma valitsus, see oli Eestimaa rüütelkond ja kogu Venemaa, suure Venemaa seadused, nad täiel määral Eestis ei kehtinud. Ja praegu me elame Euroopa Liidus ja mis on kõige tähtsam seadus, on see, mis Euroopa Liidus tuleb, see on otse kohalduv direktiiv, selle vastu köhimist ei ole. Olete päri sellega? Mis mõttes päri. Me elame niimoodi, eks ole. Jällegi, siin tuleb arvestada sellega, et Eesti on ju pisikene riigikene. Pisikene! Et no, muidugi ta on suurem kui Monaco, Liechtenstein, Luxemburg, Vatikan ja nii edasi. Nii et ta ei ole mitte kõige pisem, aga ta on siiski pisikene. Ta ei saa elada üksi. Sellepärast, et esiteks see on sõjaline aspekt, eks ole, kui meil on 40 000 sõdurit kaitseväes, no see on selline pisku, eks ole, sellega pole midagi hoobelda, paraadidel käia. Nii et peavad olema liitlased ja teiseks majandus. Ega me üritame, anname endast parima, mis on võimalik, eks ole, kasvatame Eesti kardulast. Kasvatame seda kardulat, eks ole, aga kuulge, väga lihtne majandusreegel on ju see, et mida suurem on mingi toodangu nii-öelda tiraaž, seda väiksem on ühe eksemplari tootmishind. Aga kui see kartulisaak on niisugune nagu ta on, siis meie kartul ongi 2 korda, no või vähemalt 1,5 korda kallim kui Poola kartul ja ei ole mitte midagi muud parata, kui me peame välja mõtlema. Aga miks peab eestlane kasvatama Eesti kartulit, eks ole, mis ei ole konkurentsivõimeline või Eesti sealiha, mis ei ole konkurentsivõimeline, mis on kallim kui Poola sealiha. Ja sellepärast, et ta on Eesti oma. Okei, siis mõtleme välja, et ta on eestlasele kindlasti kasulikum, et see on ääretult patriootlik, eks ole. Muidugi, tarbime Eesti elektrit, eks ole, tarbime Eesti naftat. Oota, pole veel leitud ja otsime küll midagi, ikka leiab, tarbime kõik oma. Samas vaata, siin toimub sellist asja, et meil on siin vähemalt 3 mobiilioperaatorid, kui ma ei eksi. Ja kõik 3 on Eesti omad, eks nad kuuluvad muidugi välismaalastele ja nad kuulutavad ennast Eesti firmaks, eks ole, teeme oma tariifi ja nii edasi. Oleks tunduvalt odavam ja mõistlikum majandada, kui Eesti, Läti, Leedu oleks üks mobiilioperaator. Või okei, need 3 tükki, aga nad kataksid 3 riiki, oleks ühiku hind odama, oleks meil mobiilkõned odamad, oleks üks elektritootja Eesti, Läti, Leedu, oleks elekter tunduvalt odavam, oleks suurem elektritootja ja üks suurem elektrivõrk, oleks vähem elektri hinna kõikumisi, aga meie praegu nutame kogu aeg, et meil on börsi elektri, meil on tohutud hinna kõikumised, eks ole, ja kes võtab selle püsipaketi, see on ka kallis ja eestlane vaatab, eks ole, sinna, kus pool see Hispaania on, eks ole. Lähme talveks sinna, seal on küttekulud, et mul on küttekulud 600 €, eks ole, aga seal on 0, ümmargune 0. No ongi. Vaata, Eesti viga on ka selles, et me oleme geograafiliselt ja muidugi ka ajalooliselt täpselt seal, kus me oleme. Aga tulles tagasi sinu väga targa küsimuse juurde, sõltumata geograafiast, sõltumata ajaloost, me oleme hakkama saanud ja saame veel. Nii et sinu küsimuse peale, et kas Eesti saab hakkama, kuidas ta hakkama saab, vastan mina, ärge lootkegi. Oleme hakkama saanud on üks asi, aga ma küsin siit järgi kohe, et kas arvestades kõiki neid aspekte on eestlane piisavalt elurõõmus või tuleks seda elurõõmu ja sellist elujanu kuskilt veel juurde immutada? Vaata, rahvastel on natuke erinev käitumismudel. Vaata, ma olen käinud Kuubal.
ja seal süüa, midagi, keskmine palk oli tol ajal oli $10, praegu võib-olla $20, eks ole, et seal, kui sulle anti 400 grammi pulbripiima, siis sulle löödi passitempel, et sa oled selle kätte saanud. Kõik on rõõmsad, süüa pole mitte midagi, aga kõik mõõdku aga laulavad, tantsivad, eks ole, salsad, tangud, mida iganes kõike. Ehk me peaksime enda ootusi siis kohandama? Ei, vaata, eestlane ta käitub natuke teistmoodi, et see anekdoot on selline, et kui oli see koroona ja viidi sisse see sotsiaalne distants, eks ole, et olgu 2 meetrit, siis eestlased hakkasid protestima, et see on nende jaoks liiga väike, eks ole, ja nii et eestlane ta ongi natuke depressiivne, sellepärast, et meie kliima on selline depressiivne, et pool aastat on meil sajab taevast midagi sellist, mis täna taevast tänane ilm on väga hea näide selle kohta. Ja see on tüüpiline Eesti ilm ja eks päike näitab ennast ka nii palju, kui ta näitab ja mis sa ikka teed, et vibutad rusikat taeva poole, eks ole, vaatad uudiseid, eks ole, pobised seal omaette nii kaua, kuni jõuad ilmateateni ja siis valad sinna välja kõik oma frustratsiooni selle ilmateate peale, eks ole, ja siis mõtled selle üle, et vaata, et nad näitavad meile uudised, et see kõik on jumala tõsi, eks ole, mis nad näitavad, eks ole, ja lõppu panevad ilmateate, mis on ju 50% vale, eks ole, kuidas seda kõik ülejäänud usud. Et eks see tekitab ja siukeste väheke tahtmist natuke heietada seal, kas nüüd just nutta, aga midagi sõimata ja ohata, et näed, et jälle, et sellist Eestit me tahtsime, eks ole, aga sellise meeleoluga on eestlane elanud vähemalt nii kaua, kuni meil on olemas rahvakirjandust ja suurist pärimust, eks ole, et jumaluke, no Kalevi poega, mis kui sakslased kirja panid, eks ole, aga sealt kumab läbi täpselt sama. Juhatasite meid sisse väga hästi järgmisesse küsimusse. Kas igapäevased uudised sõjatandrilt, keerulistest majandusoludest, poliitikute omavahelistest kemplustest ja nii edasi mõjutavad kuidagi rahva tervist, et on see üldine dialoogitoon meie riigis kuidagi väga negatiivne? Ei, sõjauudised on ääretult positiivsed kogu aeg, et ikkagi tead, Ukrainale peksab venelasi, eks ole, et venelased pidevalt kaotavad, et venelasi on hävitatud rohkem, kui neid sünnib, eks ole, et Vene tanke on hävitatud rohkem, kui need toodetud on ja vaata sõjauudised. Sellist asja nagu sõjauudised, head inimesed, no olge realistid, sellist asja ei ole olemas, sest see, mis toimub tegelikult sõja ajal ja sõjatandril, on sõjasaladus ja kui keegi räägib tõtt, eks ole, siis see inimene tuleb maha lasta sõjakohtu otsusega 3 päeva jooksul. Nii et kui te tahate tegelikult infot saada, eks ole, no infot tuleb ju hankida siit ja sealt, vaat nüüd ma ütlen midagi jällegi sellist, mida peetakse riigi vastaseks või ma ei tea. Aga andke andeks, mina olen nõukaaja inimene. Nõukogude ajal me elasime infosulus, aga teadjamad inimesed, kelle hulka ka mina kuulusin, me lugesime küll Nõukogude ajalehti, kuulasime Nõukogude raadiot, aga kuulasime Ameerika häält, eks ole, Vaba Euroopat ja nii edasi ja panime enda jaoks selle puslekese kokku. Nii et andke andeks, aga mina tegelen praegu ka täpselt samaga. Ma kuulan siit, ma kuulan sealt ja panen selle pusle kokku ja mina ei saa teile praegu eetris öelda, mis on see teine, mida ma kuulan, eks ole, aga ma kuulan seda salaja, eks ole, nii palju kui tehnilisi võimalusi on. See on ääretult huvitav. Sellepärast, et sealt tulebki kokku mingi tõde, aga tõde tulebki ise endal kokku panna. Aga kas paljud inimesed on siis liiga kergeusklikud, et nad seedivad seda infot liiga vähe, mida nad kuskilt meediaväljaannetest loevad, et peaksid nad kuidagi ise paremini selekteerima ja oma pead kasutades siis kuidagi analüüsima seda infot, mida nad saavad? Mis asi on kergeusklikkus? Inimene on bioloogiline liik, samasugune, seos kariloom ja samasugune, nagu ma ei tea, lammas, kits või mingi muu loomakari, eks ole, ja kui karjane mõtleb, et näed, et see magusam rohi on seal, eks ole, ütleb koertele, et aega nüüd kari sinna, koer ütleb auh, eks ole, no see on meie jaoks nagu Aktuaalne Kaamera või mingi teine uudisportaal, eks ole, ja kõik see kari lähebki sinna, sellepärast, et niimoodi öeldi. Tunduvalt kergem on elada kerge usklikuna, sest kui sa hakkad nüüd ise mõtlema, eks ole, siis sa võid välja mõelda midagi sellised, kõik kari tahab minna sinna, aga sina järsku tahad minna teisele poole. Või
võib-olla seal teisel pool on tõesti mitte rohi, vaid seal on ananassid ja bananassid, ma ei tea, mis asjad, eks ole, et mida oleks hää magus süüa, aga kari käitub karja viisi ja see on otstarbekam karjale, mitte sulle endale karjale. Ja niimoodi tulebki teha ja selles mõttes ilmselt on see positiivne. Eestlane on äärmiselt kerge usklik. On meediausku ja on olemas peavoolumeedia, on olemas igasugust muude sellised väiksed asjad, ainult et need väiksed asjad enamasti. Nad ongi tekitatud selleks, et vaata on suur peavoolumeedia, mis räägib selle suurt tõde, eks ole, aga tekitame sinna juurde veel mingid paar väikest portaali, mis räägivad täpselt sama juttu, eks ole, aga nad väiksed oleks nagu alternatiivsed. Suurepärane, me elame kõik ühes samas meediaruumis ja seda uskuda on väga kerge. Ja mida eestlane usub? Vaat näiteks fantastilisi asju, mida mina kogu aeg, millega mina kokku põrkan, mind sõimatakse, et mis sina Vassiljev siin räägid ja sa ei tea Eestist mitte midagi, ise saad Riigikogu pensionit, eks ole, 4000 ja mida iganes kõike. Inimesed, Riigikogu pension lõppes peaaegu 20 aastat tagasi ja inimesed ikka veel usuvad. Riigikogu pensioni maksti viimasele ülemnõukogule esimesele 3 parlamendi koosseisule kuni aastani 2007. Kõik siis tõmmati joon alla. Nii et tänaseks on neid inimesi, kes saavad Riigikogu pensioni, peab Riigikogu kantseleist järgi küsima minu meelest, kuskil kas 120 või 150 inimesed ongi kõik. Nii et, aga inimesed usuvad, et igaüks, kes on Riigikogust läbi käinud, et tema saab Riigikogu pensioni, tema on riiki varastanud, eks ole, ta on mingid lossid, asjad, värgid, ma ei tea, mida iganes kõike. Ei ole. Ma olen tõesti 12 aastat seal ära istunud ja oleks kas või kordki keegi mingisugust meele head pakkunud mingit altke maksu kotitäit raha mõnda kullakangi või. Mitte midagi. Oleksid vastu võtnud? Vaata, mõni rumalam oleks vastu võtnud, aga mina tean, et see sama kullakang, et selle mööd maha see raha saab läbi, eks ole, aga see must südametunnistus ei lase sul magada pärast 50 aastat järgi mööda, eks ole. Nii et ei, minu jaoks on kõige tähtsam südamerahu. Läheme tagasi presidendi kõne juurde. President rääkis ka iibe probleemidest ja lapsevanemaks olemisest. Kas meil väärtustatakse ühiskonnas liiga vähe lapsevanemate eneseteostust, et on kuskil jätkuvalt see ebakõla ühiskonda kodeeritud, et tuleb valida lapse saamise ja inimese siis eneseteostuse vahel? See ei ole mitte ühiskonda kodeeritud, vaid seda surutaks peale. See on teatud tagasilöök. See on jällegi naisvõrdu õiguslikkuse üks tagasilöök. Ja mul pole midagi selle vastu, eks ole. Naised peavad oma õigusi ja seal nii edasi, aga kui selle asjaga minnakse natuke liiale, siis öeldaksegi, et naised kõige tähtsam roll on olla ühiskonnas, teaduses, poliitikas, siin ja seal ja laste saamine, see on mingisugune kõrvalülesanne, et seda nagu ei ole vaja. Aga vaata, ilma naisteta lapsed ei sünni. Ja sinna ei ole mitte midagi parata. Ja mingil määral on mehi sinna vaja, eks ole, ja mingil määral. Aga küll selle mehe kuskilt leiab neid kõnnib ringi küll, kes on nagu sigitamisvõimelised. Ja. Aga see, kes last 9 kuud kannab, eks ole, rinnaga toidab üles, kasvatab, õpetab talle mingeid tarku asju, mida loll mees, eks ole, kodus räägib purjus peaga. No see on ikkagi naine, see on naiste rahvas, nii et laste saamine teeb, mis sa tahad, aga ta sõltub naistest tunduvalt rohkem kui meestest, aga kui meil tõesti surutakse peale või propageerida, mitte ei suruta peale, eestlasel ei peagi midagi peale suruma, piisab propageerimisest. Kui kirikuõpetaja kantslist 3 korda ütleb, see ongi tõsi. Jah, et naine ei pea mitte lapsi sünnitama, vaid peab tegelema ühiskonna eluga, no siis ongi, aga vaata, mis meil praegu toimub. Noored, kui mina õppisin arstiteaduskonnas, meil öeldi ja 21 on naistel kõige parem sünnitusiga, kuni 26 pärast 26. See ei ole enam parim sünnitusiga. Jumalukene, nüüd mind lüüakse risti jälle, eks ole, seda ei tohi tänapäeval öelda. Aga meil ongi niimoodi, et noored inimesed, need poiss ja tüdruk hoiavad käes kinni ja poiss ja tüdruk, nad on juba 37 aastat vanad, eks ole, lõpuks jõuavad nii kaugele, et tulevad kas ühe või teise poole vanemate juurde, ütlevad, teate, me mõtlesime järgi, me lõpuks otsustasime ära, me nüüd võtame koera.
aga vaat ei sünni millegi pärast need lapsed, aga kui naine on juba, no ei ole midagi parata, meditsiiniline fakt, kui ta on juba 35, 40, 45, no siis on juba see sigimisvõime natuke viletsam, tekivad igasugu meditsiiniste värgid, probleemid ja on nagu ta on ja sellepärast meie sündivuskordaja ongi seal 1,3 ja aga kas te näete, et see trend on muutumas? Või pigem ainult hullemaks läheb, sellepärast, et president ütles ka, ma ei tea, kas ma ma võin tsiteerida, tema ütles, inimesed, ärge mind risti löögi, tema ütles, et jah, et mis ta ütles, et paari põlvkonna pärast, kui me jätkame samamoodi, on meid alla miljoni. Eks ole, siit järgmine küsimus, kas meie madal iive, millest tihtilugu räägitakse, on lõpuks see, mis Eesti ja eestluse välja suretab? Ei sureta, sellepärast, et jällegi, vaata inimene, teadmine teeb su tugevaks. Mis asi on eestlane? Geneetiliselt on eestlane täpselt sama, enam-vähem sama, mis lätlane ja leedukas. Eesti, Läti, Leedu on geneetiliselt samade juurtega, Hindo-Euroopa rahvas, eks ole. Eestlane erineb selle poolest, et kui Soome-Ugri vallutajad 5000 aastat, no mõni räägib 10 000 aastat tagasi, vahet ei ole, tulid vallutama, eks ole, siis nad vallutasid Soome ja Eesti kohe ära, lätlased, leedukad punnisid kauem vastu ja nad säilisid oma sanskriti baasil Indo-Euroopa keele. Eestlased võtsid omaks soome-ugri keele ehk eesti keele. Seda küll. Aga eestlane on mitte geneetiline nähtus, vaid see on keelelis-kultuuriline nähtus. Ja eestlased on ääretult mitmekesised oma geneetikalt. Kui te tahate mind sõimata venelaseks, eks ole, olge matemaatikud. Okei, matemaatiliselt ma olen 75% venelane, jah, seda küll, jah. Aga ma olen eestlane, sellepärast, et ma olen kasvanud eesti keeles ja eesti kultuuris, eks ole, ja ausalt öeldes ma kirjutan eesti keeles tunduvalt paremini kui vene keeles ja ma olengi eestlane, ei ole midagi parata. Ja ma tean eestlasi, kes on poolest saadik türklased ja mida iganes, aga eestlus, see on keel ja kultuur ja muuseas sellest räägib ka meie põhiseaduse preambul, eks ole, seal ei ole kirjas, et sa pead säilitama geneetilist koodi, eks ole, seal käib jutt keelest ja kultuurist. Nagu te enne ise juba eelnevalt mainisite, siis Naistelehes ilmus just üks artikkel, kus te hindasite siis Eesti tervist vabariigi aastapäeval, rääkisite natukene ka sellest eestlaste sellistest tüüphaigustest ja analüüsistest olukorda. Kas eestlastel on siis mingisugune tüüphaigus, et te ütlesite, et meile tohutult meeldib valitsust kiruda ning ateistliku riigina suuname oma pahameele just nimelt Stenbocki ja Toompea suunas, et on see siuke tervislik väljund, et meil on vaja kedagi kogu aeg süüdistada? Ongi ääretult tervislik väljund, sellepärast, et kui sul ei ole kedagi süüdistada, kellegi peale näpuga näidata, siis hakkad süüdistama oma pereliikmeid, eks ole, oma naist, eks ole, tema ema. Parem poliitikuid. Lapsi peksma, eks ole, ja lõpuks, kui nemad ka enam ei lase ennast peksta, hakkavad sind peksma, eks ole, või sõima või mida iganes, siis hakkad sõimama ise ennast, sinu enesehinnang langeb ja see viib depressioonini ja teiste psüühikahäireteni ja ideaalis nii-öelda see jõuab sinna maale, et sa tõmbad ennast oksa, eks ole, kuna sa oled nii paha. Nii et ikkagi targem on sõimata kedagi teist, aga see ongi usu alus, sest alati on inimene teinud endale mingi puuslikku. Olgu see siis risti löödud Kristus kirikus, eks ole, või mingi ohvri kivi kuskil metsas, eks ole. See on ikkagi puuslik, sellepärast, et inimene tuleb selle puusliku juurde ja siis palub tema käest midagi, et anna vihma, anna head saaki, anna mida iganes, et anna, et naabrimees sureks maha, eks ole, ma saan tema naise lambad endale ja kui puuslik seda ei tee, siis inimene muuseas ka karistab seda puuslikku, annab talle peksa, eks ole, ei too talle ohvrit ja nii edasi. Et seda puuslikku ongi vaja selleks, et näidata tema peale näpuga. Aga et eestlane ei ole enam nii eriti kivi ja puu usku, eks ole, no mõned on, aga mitte kõik. Ja kirikus ta nagu ei taha käia, ta ei usu jumalat, sellepärast, et 50 aastat Nõukogude võime on ka ikka oma töö ära teinud. Ja keda sa siis, mis ongi, muidugi, aga valitsus, parlament, eks ole. Aga vaata, kuna jällegi
lõputult kõik ei saa pahad olla, sellepärast et see kivipuuslik või armas Jumal, ta võib ka sind karistada, võib su põrgu saata, aga võib sulle ka head teha, nii et Jumal on ka selline vastuoluline, ta on hea ja halb, puuslik on ka hea ja halb, riigivõim on ka hea ja halb, see on väga lihtne ära jagada, et valitsus on kõige halvem, eks ole, parlament, see on kõige rumalam, eks ole, aga kõik see targem, kõik see parem, see on isake president, et kui mitte midagi näiteks, siis me kaebame ära presidendile, ainult et ma ei tea, presidendiliidist tegevvõimu ei ole, ta võib mõne seaduse mitte vastu võtta, eks ole, või tähendab mitte välja kuulutada, ja see on tohutu õnnetus, mis võib viia riigivõimu kukkumiseni, mida iganes kõike. Nii et, aga president, kui vaadata rahva küsitlusi, eks ole, rahvas ütlebki, et parlamentide usud, minu meelest seal mingit 11%, et kuna ühiskonnas on 7% lolle, eks ole, parlamenti usuvad 11%, nii et 3% tarku inimesi usuvad ka valitsust. Aga presidenti 72%, kui ma nüüd ei eksisin mõne protsendi võrra. Nii et president on väga hea. Usume presidenti. Ja see on hea, see on suurepärane. Kui sa usud presidenti, siis see viib sind edasi, siis sa magad rahulikult ja ärkad hommikul õnnelikuna, sest päike tõusis ja president on pukis. Kui te vaatasite seda presidendi kõnet, kas tegemist oli ametist lahkuva presidendi kõnega või oli see sõnavõtt näitamaks, et tegemist on tugeva riigipeaga, kes valitsusega kuidagi sümbioosis suudab teise ametiajaga ära kanda? Väga raske on hinnata, kes on tugev riigipea, kes on nõrk riigipea, sellepärast, et jällegi ma ütlen, reaalselt võimu presidendil käes ei ole, aga kahtlemata on tegemist ühe kõige targema presidendiga. Meil on olnud presidente, ütleme nii õrnalt ja ettevaatlikult, igasuguseid. Aga tarku presidenti, tõeliselt tarku, palun praegune, ta ongi tark inimene, ta on teadlane, ta on professor, ta ongi tark inimene, kes räägib tarku asju ja teadlasena ja õppejõuna ta ongi harjunud, et ta läheb tudengite ette, eks ole, kellel on hoopis teised mõtted peas, kes tahavad elud juua, eks ole, ei tea tarku juttu kuulata, aga tema peab nendele kantslist rääkima sellise jutu, et nendele sunnikutele jõuaks asi kohale ja jääks peaalu sisse. Ta on seda teinud eluaeg, professionaalselt oskab ta seda teha ja seda ta teebki, aitäh talle. Nii et mina ütleks, et kaks kõige targemat presidenti, ma ei ütle, et ainukesed kaks tarka, ma ütlen, et kaks kõige targemat presidenti on olnud Lennart Meri ja Alar Karis. Aga ja tahan kiita veel ka Rüütlit. Rüütel teistmoodi inimene. Ja aga tema teadusega tegelenud, eks ole, Põllumajandusakadeemias või kus ta seal õpetas, eks ole, ja ta on teist mastaapi inimene, aga ääretult tubli, temale ääretult tubli president. Ja. Ma lõpetuseks küsin, kas eestlane töötab end haigeks? Hakkama saamise nimel? Millegi nimel, positsiooni nimel, kas teile tundub, arstina te kindlasti puutusite kokku mingisuguste selliste samamoodi tüüphaigustega? Depressioon. Ei, ta massiliselt ennast haigeks ei tööta. Aga vaata, kuna jällegi elu on raske, eks ole, hinnad on kõrged. Me siin kiidame ennast, et meie palgad on suuremad kui Lätis. Kui Lätis on porgandil 12% käibemaks, eks ole. Lätis on hinnad tunduvalt madalamad ja lätlane oma väiksema palga eest ostab rohkem kui eestlane oma kõrge palga eest. Nii et tuleb tööd rabada, tuleb vaeva näha, aga seda on juba Oru Pearud ja Andres teinud, eks ole, et sellest pole mitte midagi uut. Ei, haigeks ennast tööd, kes teeb vähem tööd, kes teeb rohkem tööd. Ja need 40 000 tublite Eesti inimeste vanuses 18 kuni 26 aastat, kes ei õpi, kes ei töö, käivad tööklubides, elavad lahedalt, kulutavad raha, eks ole. Nemad ennast küll haigeks ei tööta. Nii et jällegi see on valikute küsimus, et kas suurest vahesusest, suurest ahtusest, ma ei tea millest, keegi töötab ennast üle, tahab mammunat kokku rabada, no see on jällegi valikute küsimus, aga suur rikkus ei tee inimest õnnelikuks. Õnn ei peitu mitte rahast, sest võib elada, no muidugi mitte meie kliimas, kuskil paad jälle, eks ole, rannas ja sul ei ole mitte midagi ja sa oled õnnelik, et sul ei ole mingit varandust, mille eest sa pead vastutama. See on ilus lause, millega lõpetada, Viktor Vassiljev, ma tänan teid selle vestluse eest. Aga meie läheme nüüd pildiga Tallinna tänavatele, kus küsisime rahvalt täpselt seda sama, kas eestlane töötab end haigeks ning millal oli viimane kord, kui nemad enda jaoks, ehk siis iseenda jaoks aega leidsid.
kas eestlane töötab ennast haigeks? Ma arvan küll. Oleneb eestlasest. Kellel mõistus on, see ei tööta. Ega siis raha kõige tähtsam ei ole. No kuidas kunagi, et mõned inimesed töötavad võib-olla ülearu, et samas osad ei tööta jälle nii palju, et Millest see sõltub? No, mõnel on võib-olla rahaarmastus, võib-olla sellepärast, mõni töötab võib-olla sellepärast, et perevajadused on. Ja ma usun, et need ongi võib-olla sellise ületöötamise põhjused. Ei ole muud võimalust elamiseks, kui ainult töötada. Kas teie ise tunnetate seda ka enda peal? Kindlasti. Ilmtingimata töötavad. Aga tegelikult meie oleme mõlemad pensionärid juba pikalt, aga meil on sellegi poolest tööd väga palju. Meil on lapsed ja nii edasi, lapsed ja 1000 tööd ja tegemist, aga mõistust peab olema natukene, et on vaja puhata ka. Kunas teil viimati oli aega iseenda jaoks? Niimoodi, et saite tõesti juhtme seinast välja võtta ja ei pidanud muretsema tööasjade ega toimetuleku pärast? Ütleme, kuna ma ise elan üksi, et siis mul on nagu aega iseenda jaoks. Ma ei pea nagu pere eest hoolt kandma, et võib-olla see ei ole võib-olla nii suur probleem minule. No mina saan seda teha suvel, sest ma olen õpetaja, siis mul on natukene pikem puhkus, aga seda juhtub harva pigem, jah, ainult suviti. Mina olen pensionär, mul on alati aega. Aga kui tööelus veel kaasa lõite, kuidas siis lood olid? No tegelikult mina olin sel sandil Vene ajal põhiliselt tööl. Ega ei saanud viriseda. Raskem muidugi ole, tänapäeval on kergem. Aga hakkama saime. Kas te näete sellest olukorrast mingisugust väljapääsu või kuidas oleks võimalik seda situatsiooni parandada? Mina enda puhul ei näe, sest ma väga armastan oma tööd ja ma ei leia, et hetkel, et ma tahaksin midagi muud teha ja seda parandada kuidagi, et ma olen väga rahul sellega. Aga ma arvan, et ega väga paljudel inimestel nagu ei olegi väljapääsu sellest, sest tööd peab tegema selleks, et elada. Raske on? On. No ütleme, teinekord on see, et ikkagi see töö ei ole ka, pigem ei tohiks vaadata selle ka niimoodi, et ta oleks nüüd hull kohustus, vaid ta on ikkagi inimene on loodud ka töötama ja saad sa leiad ka ju oma väärtused ja seal on töökaaslased ja see on ka seal on ka mingi elu mõte sees, aga lihtsalt see asi peab tasakaalus olema. On teil mingisugune hea nõuanne noortele, kes just tööturule sisenevad, et kuidas seda oma aega ja tööaega siis niimoodi mõnusalt balansseerida? Selle kohta ma nüüd väga ei oskagi öelda. See noorus on ikka väga ammu olnud juba. Aga praegu me oleme väga õnnelikud, et me ei ole nii, et me teeme kõike mõõdukalt, ütleme nii, ja saame hakkama. Ma ei oskagi öelda, midagi tegemata ei jää ja et tuleviku suhtes on ka meil natukene plaanidkisi, aga me peame ikkagi ka natuke mõtlema seda, et päev korraga. Siis on kõik hästi, et suuri õhulosse ei tasu enam võib-olla luua endale ja ütleme nii, et teatud asjad tuleb teha ära ikka ja võimalikult õigel ajal. Kui võimalik, siis ikkagi lähemas tulevikus, sellepärast, et siis on see asi tehtud, mis meeldib ja mis vaja oleks. Aga meie tulime praegust klassi kokkutulekult 61. aastal lõpetasime ja meid oli üle 10, kellega me koos käisime ja me käime iga kuu koos. Nii et leiab aega kõigeks, kui on ainult endal tahtnud. Peavad ju kuskil värskendust saama. Ja tegelikult on see nii kosutav. See on tohutu tore asi. Seda ma soovitan kõigile. Mitte unustada kontakte oma klassikaaslastega, oma kooliga, ülikaaslastega. Kõigega, see on väga-väga tore.
Jätkame nüüd aga uudistega välismaalt. Julgeolekuoperatsiooni käigus kartellijuhi tapmise tõttu on puhkenud Mehhikos vägivaldsed rahutused. Endine politseinik hüüdnimega El Mencho oli sealne narkoperekonna pea. Milline on hetkel olukord Mehhikos ja kuidas sai endisest politseinikust kartellijuht? Seda arutame Õhtulehe välisuudiste toimetaja Grete Kõrvitsaga. Tere Grete, me oleme sinuga ühenduses arvuti kaudu. Kus sa täpselt viibid hetkel? Mina viibin hetkel reisil Ameerika Ühendriikides. No räägime siis natukene sellest El Menchost, et kes ta selline täpselt oli, et endine politseinik, kellest sai siis tõepoolest narkoperekonna pea. Jaa, see on vähemasti kuulujutt tema kohta ja see on seda sorti jutt, mis võib väga vabalt vastata tõele. See on väga usutav lugu, aga võib ka muidugi olla selline lugu, mida seda sorti tüübid armastavad enda kohta ka legende luua, mis see võib vastata tõele, võib ka mitte vastata, igal juhul on see väga usutav taustalugu. No, ja tema kogu perekond oli tõesti seotud tema siis nõnda nimetatud äriga. Aga kartell on riigis tagajalgadel? Tähendab, tänase seisuga on olukord kõvasti rahunenud. Kui kusagil veel mingeid rahutusi on, siis tõenäoliselt pigem seal samas Jalisco osariigis, mille järgi siis kartell ka nime on saanud. Aga praeguseks on olukord tõesti rahunenud ja seda sorti vägivald on paraku Mehhikos väga tavaline sellistel juhtudel, kui mõni kõrge narkoparun kas siis tapetakse või vahistatakse. Et mõned aastad tagasi, kui vahistati Sinaloa kartelli juht kuulsa El Chapo poeg, siis täpselt sama vaatepilt, põlevad bussid, põlenud poed ja kõik see kahjuks on tavapärane reaktsioon sellistel organisatsioonidel, et need paruni jüngrid lähevad tänavatele, toimub vägivald, tihti järgneb ka mingisugune sisemine võimuvõitlus, et kes nüüd siis selle kõrgeima koha uuesti üle võtab. Et praegu selle Jalisco kartelli puhul ma ei olegi kindel, kes selle üle võtab, sest paruni poeg on ka vangis. Aga võitlus narkokartellidega ja narkokaubandusega Mehhikos, on see selline tuuleveskitega võitlus? Jah, natuke see on, aga sellised võidud kindlasti ka annavad valitsusele lootust. Mul on tunne, et tema siis El Mencho vahistamise eesmärk oli siiski tabada ta elusalt. Ta sai tulevahetuses haavata ja tegelikult ta tabatigi elusalt, aga ta suri oma vigastusse siis teel haiglasse. Aga sellised mehed tavaliselt rääkima ei kipu, et miks elusalt, et mis see vahe seal oleks olnud, et mida ta oleks nagu paremaks muutnud nende jaoks? Seal oli nagu ka tema poja puhul, kes on tegelikult vangis USA-s, et ma arvan, et seal oli rohkem kui ka Mehhiko enda võimudel huvi ta ikkagi vangi panna. Tema üle kohut pidada ja vangi panna. Et ühe osana loodeti saada sellist Trumpi survet ka enda turjalt maha onni? Ma arvan, et Valge Maja kindlasti jälgis seda operatsiooni huviga, jaa. Aga kas sa usud, et Trump nüüd selles suhtes enda võitluses narkokaubandusega astub 2 sammu tagasi ka või ei muuda see midagi? Ei, tagasi ma küll ei usu, et ta astub. Et vastupidi, et surume edasi ta eeldab ikkagi, et Mehhiko jätkab seda survestamist. Aga kuidas see mõjutab sellist tavakodanikku Mehhikos, et tõepoolest praegu olid need rahutused riigis, inimesed püsisid kodudes, kartsid nina välja pista ja kuidagi sinna vahele sattuda, et kuidas see nende igapäevaelu mõjutab, et kas see tavaline inimene, kes võib jääda sinna vägivallalaine sisse, kuidagi kaotada enda elu, et see on lihtsalt selline ütleme siis kaasnev nähtus kartelli jaoks ja ega sellest inimelust väga keegi hooligi või milline see reaalne seis seal on? Mehhiko kartellid on ju tuntud oma jõhkruse poolest, neid kindlasti ei huvita mingisuguse lihtsa tavainimese elu. Samamoodi selle poolest ei erine see El Mencho Jalisco kartell mitte millegi poolest teistest. Et väga verised kättemaksuaktsioonid,
suvalised tulistamised, sellised asjad on kahjuks jah, neid see tavalise inimese elu tõesti ei huvita. Nende silmis mingit väärtust ei ole. Nagu sa ütlesid, siis praegu on see olukord küll nüüd rahunenud, aga kuidas on nende reisisoovitustega ja reisihoiatustega, et kas ka seal on mingisuguseid leevendusi tehtud või on ikkagi tuletatakse inimestele meelde, et omal riisikul? Ja teatud Mehhiko piirkondades reisimine on alati riisikul. Ja Jalisco, ma korraks lisan veel ka juurde, et Jalisco kartell ei ole tegelikult ainus, mis praegu riigis ärevust põhjustab. Ka Sinaloa kartell, neil on toimumas sisevõitlus, sest nende 2 juhtfiguuri, kes on omavahel vennad, on omavahel tülis, nii et teatud piirkondades Mehhikos reisides tasub alati olla ettevaatlik. Aga mis puudutab neid nii-öelda turistikaid piirkondi, kohad nagu Cabo, siis Cozumel ja sellised kohad, siis üldiselt need on päris turvalised. Tõsi, praegu nende viimaste rahutuste käigus ka väga populaarne turismi koht Puerto Vallarta sattus rahutuste keskele. Aga üldiselt need on turvalisemad ja meie kolleeg Tim tegi ka loo sellest, kuidas turismi piirkondades ei ole päris sellist õhkkonda. Ma olen ise kunagi Mehhikos reisinud, Mehhiko siis läänekaldal. Ma ei ütleks, et see teeks minust nüüd mingit Mehhiko turismi eksperti. Tegemist oli kruiisireisiga, kus olid ainult paar lühikest peatust erinevates linnades. Aga eks seal oli näha küll, et eksisteerib 2 Mehhikot. Et üks on see turismipiirkond, mis on pigem jõukas ja kindlasti turvaline ja siis on see natuke rohkem see päris Mehhiko. Et kes tahab minna sinna mingisugust sellist närvikõidi otsima, et see on siis, nagu sa ütlesid, alati omal riisikul? Jah, ma ütleksin küll, jah. Aga ma ei tea, praegu tehakse nalja, et nüüd on just õige hetk Mehhikosse minna, et piletid on nii odavad. Ja mis puudutab, mida ei maksa võib-olla kuulda võtta, rohkem niisama nali. Aga kruiisireisijatel on ka see, et kui on mure, et äkki midagi juhtub, siis nad lihtsalt on alati valik mitte minna maale ekskursioonile ja püsida laevapardal. Aga mis sa arvad, mis on see reaalne asjade käik, et kuidas nüüd lähiajal seal olukord, ütleme siis, eskaleerub või maha rahuneb, et nagu sa ütlesid, et tõenäoliselt hakatakse sealt kartelli enda seest nüüd seda võimuvõitlust pidama ja uut liidrit otsima. Jätkuvalt Mehhiko võimudega ju kartell omavahel jagab maid, et kuidas see täpsemalt edasi võiks minna, see stsenaarium? Ma kahtlustan, et see läheb nii nagu ma ütlesin ka nagu varemgi on läinud, et käib korraks see nagu terav plahvatus ära, korraks on see kartell natuke nagu pead tagana ja siis läheb asi jälle nagu tagasi tavapärastesse rööbastesse ja jätkub siis see võitlus siis võimude ja kartelli vahel. Nii et selline igipõline asjade käik sinna juurdunud on ja seda välja saada on keeruline. Ma kahtlustan küll, jah. Grete, ma väga tänan sind selle kommentaari eest. Ja, aitäh. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist. Mina kohtun teiega taas juba järgmisel reedel, ikka siinsamas Õhtulehe stuudios. Aitäh!